mõtlen Jeesuse Kristuse kohtumisest Samaaria naisega kaevu juures, tulevad pähe erinevad mõtted. Esimene mõte: Jeesus Kristus vajab meid, vajab meie abi. Juhtub minu arvates, et ta olevat nagu abitu inimene, kes pöördub meie poole ja ootab, kui me tuleme tema juurde ja aitame teda. Mitte nii nagu kõikvõimas Jumal, kes teeb seda, mida ta tahab, aga lihtsalt ka nagu keegi, kes ootab meie abi, et me pöörame oma tähelepanu tema poole ja mõtleme mitte ainult sellest, mida me vajame, mida me tahame ja kogu aeg palume sellest Jumalat, aga sellest, mida vajab meilt Jeesus Kristus. Aga siiski tahab ka anda meile midagi. Me väga tihti mõtleme, et me peame ka midagi tegema Jeesuse Kristuse jaoks. No vähemalt peame palvetama, peame täitma Jumala käske, aga võib-olla kõige rohkem me suudame teha tema jaoks, kui me lihtsalt oleme valmis vastu võtma seda, mida Jeesus Kristus tahab meile anda. Ja jälle see sama küsimus. Me tahame ise midagi, isegi kui me püüame midagi teha Jeesuse Kristuse jaoks, me teeme seda, nagu me tahame. Aga ei taha võtta vastu seda, mida Jeesus Kristus tahab meile pakkuda. Jeesus Kristus tuleb meie juurde, ootab meid, ootab mitte seda, mida me tahame teha tema jaoks, aga ootab meid isiklikult, tahab, et meie oleksime koos temaga ja oleme vastuvõtlikud sellele, mida tema annab meile. Võib-olla on väga tähtis, et me palves eelkõige mitte ainult räägiksime Jumalaga oma probleemidest, sellest, mida me tahame, aga kuulame, mida Jeesus Kristus pakub meile, millest tema tahab rääkida meiega, niisugune abitu Jumal. Aga teiseks oleksime valmis võtma vastu mitte seda, mida me tahame, aga mida Jumal tahab meile anda. Ja väga tihti paljud valmulikud räägivad sellest, et me ei pea tegema väga palju. Me lihtsalt peame olema koos Jeesuse Kristusega ja sellest piisab.